Möödunud nädal oli Euroopa Parlamendis erinevate komisjonide ja töögruppide nõupidamiste nädal. Minu jaoks oli kõige olulisemaks teemaks õiguse mõistmine Ukrainas toime pandud sõjakuritegude ja Venemaa agressioonikuriteo üle. Meie komisjonil toimus kuulamine, kus osalesid siseasjade volinik Reinders, videoteel osales Ukraina peaprokurör, osalesid prokurörid liikmesriikidest, kes aitavad praegu Ukrainat, ja Eurojusti ametnikud. Mõni aeg tagasi pakkus Euroopa Liit välja eritribunali loomise agressioonikuriteo üle õiguse mõistmiseks, mis on väga õige ettepanek ja mille kallal praegu ka töötatakse. Küsimuseks on ja jääb, kui laiaks see tribunal muutub. Ehk ta ei saa olla ainult Euroopa Liidu või NATO liitlaste tribunal. Tal peab olema rahvusvaheline toetus ja selle rahvusvahelise toetuse saamiseks seisab palju tööd ees diplomaatidel, poliitikutel. Et kaasata sinna ka prokuröre, et kaasata sinna, saada sellele poliitiline toetus Aafrika riikidest, Ladina-Ameerikast, nendest riikidest, kes on küll nõus hukka mõistma Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Aga kui liigume järgmise küsimuse juurde, kas ja mismoodi agressorit tuleks karistada, järgneb vaikus või küsitakse arusaamatult, miks te tahate oma regionaalset probleemi muuta meie ehk rahvusvaheliseks probleemiks. Juttu oli ka rahvusvahelise kriminaalkohtu tegevusest. Teatavasti on rahvusvaheline kriminaalkohus välja andnud orderi Putini vahistamiseks. Mõned riigid, Armeenia, kes praegu ühineb rahvusvahelise kohtuga, on öelnud, et nemad seda täitma ei hakka. Huvitav saab olema ka augustis käesoleval aastal Lõuna-Aafrika Vabariigi käitumine, kus toimub G20 kohtumine, kuhu suure tõenäosusega kutsutakse, tuleb ka Putin, kas ta saab tulla, kas talle väljastatakse viisa ja kuidas hakkab käituma Lõuna-Aafrika Vabariik. Ehk praegu on palju küsimusi õiguse mõistmise tõeliseks rahvusvaheliseks muutmisel ja ees ootavad rasked läbirääkimised teiste riikidega ja protseduurireeglite väljatöötamine. Järgmisel nädalal on Brüsselis jälle koos erinevad komiteed, fraktsioonid. Nendest olulisematest küsimustest räägin juba hiljem, aga sellel pühapäeval vaadake ka saadet Ukrainast, kuhu ma olen kutsutud ja kus räägin samuti sellest, mida praegu räägitakse Ukrainast Euroopa Parlamendis, Euroopas laiemalt ja rahvusvaheliselt. Uute kohtumisteni!